Ja vaata, see oli uskumatult meeldejääv kordumatu kogemus. Paavst võttis kutse vastu meie palve kohtuda, et arutada antisemitismi needust, kasvavat muret selle üle, et meid ülemaailmse juudi kogukonnana isoleeritakse ja sihikule võetakse. Ja see oli uskumatult tähtis kohtumine. Nii et milline see oli? Ma mõtlen, kas teil õnnestus pidada ka kõrvalvestlust või oli kõik väga ametlik ja formaalne? Ta pidas ametliku kõne, olulise ametliku kõne, kus ta kinnitas uuesti Nostra Aetate tähtsust, mis on see oluline Vatikani põhimõte. See puudutab suhete taastamist kiriku ja juudi kogukonna vahel ning antisemitismi vastu sõnavõtmist. Ja ta oli oma avalikes sõnavõttudes selles osas väga kindel, kinnitades seda uuesti. Ja siis pärast tema avalikke sõnavõtte rääkisin ma temaga eraviisiliselt nii meie tohutust tänutundest tema tehtud avalduste eest, kui ka sellest, kui hirmutav praegune olukord tegelikult on. Ja mina austusega ja alandlikult palusin tal kaaluda paavsti erisaadiku määramist antisemitismi vastu võitlemiseks, mis minu arvates oleks praegusel hetkel vähemalt võimas sümbol ja loodetavasti veelgi enam, näidates, kui tõsiselt kirik seda teemat võtab ja et nad teevad kõik endast oleneva selle nimel. Ja mis oli tema vastus? Kas see oli lihtsalt, et me mõtleme selle peale, võtame teiega ühendust? Kas tundus, et ta tõesti kuulas seda ettepanekut? Ta kuulas selgelt ja ta kuulis seda selgelt. Ja ta lihtsalt tunnistas fakti, et ma olin selle palve esitanud. Ta ei öelnud ei ühte ega teist, aga me oleme lootusrikkad ja kavatseme jätkata ka pärast seda visiiti, et teha kõik, mis meie võimuses, nii Vatikanis kui ka New Yorgi peapiiskopkonnas, et seda edasi viia. Ja tead, arvestades kõike, siis see ei ole just kõige pikema ajalooga suhe, kui vaadata sajandite taha, aga katoliku kiriku ja juudi rahva suhted on tõesti väga palju edasi arenenud. Miks on see jätkuv suhe praegusel ajal, kus me elame, nii oluline? Esiteks, üks meie lähimaid kohalikke partnereid töös, mida me teeme kõige haavatavamate toetamiseks meie kogukonnas, on Catholic Charities. Meil on aastakümneid kestnud uskumatult hinnatud suhe. Ma arvan, et see oli nii ja siis paavst tegelikult mainis seda oma avalikes märkustes ning rääkis meie ja katoliku heategevusorganisatsioonide tihedast seosest. Aga ma arvan, et praegusel hetkel, kus juudi kogukonda sihikule võetakse, on oluline, et Pontifex, kes esindab 1,4 miljardit inimest üle maailma, sellele tähelepanu pöörab. Avalikult sõnavõttes ja tehes rohkem kui lihtsalt sõnavõttes. Aktiivselt otsides võimalusi, kuidas muuta suunda ja mõjutada antisemitismi vähenemist. Samuti ma mõtlen, et sina olid pikka aega juhtpositsioonil. Sa oled üle 10 aasta kõike näinud, alates Covidist kuni 7. oktoobri järelmõjudeni. Ja siis oli meil Mamadaani valimine ja muud taolised sündmused. Sa oled oma ametiajal täiesti palju läbi elanud. Millised on sinu tarkuse sõnad inimesele, kes nüüd sinu koha üle võtab? Vaata, meil on erakordselt edukas, imeline ja elujõuline juudi kogukond. Ma arvan, et see on üle kogu maailma, aga eriti New Yorgis, kus asub suurim juudi kogukond väljaspool Iisraeli. Ma arvan, et me peame jätkuvalt olema uhked juudid. Ja nii palju, kui me peame võitlema antisemitismi vastu ja seda me tõesti peame sama palju, isegi rohkemgi pühenduma sellele, et õpetada ja harida oma lapsi, oma kogukonda, et nad oleksid kirjaoskajad ja haritud. Ja nad lähevad ülikoolidesse ja oma eluteel edasi, tundes uhkust ning teades hästi, kes nad on ja milline on nende identiteet. Hästi, suur aitäh, Eric Goldstein, UJA Federation of New York tegevjuht. Suur aitäh, Emily.